Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kõik mootorikütused on kvaliteetsed ja biolisandi vabad. Tere kuulajad! Suvi on peaaegu käes. Meil on stuudios 26. mai, käes on Autotunni saade. Ja taas kord on stuudios Tarmo Tähepõld Autogeeniusest ja millegipärast ei julgenud jälle linna tulla Martin Mets, kes on siis eemalt, aga ta ütles, et ostis omale parema mikrofoni. Loodame, et see kõlab. Tee häält, siis me kuuleme sind. Ja pärast liitub meiega siis Alan Vaht Alexelast, kes ilmselt räägib huvitavat juttu selle kohta, miks Eestis on kütuse hind selline, nagu ta on. Väga hea, saame otse allikat natuke pinnida. Aga millest me saates veel räägime? Räägime sellest, kui sul on kulunud rehvid, mida sa tegema peaksid. Ja üks veider asi sellest, et Volvo piiras oma autode tippkiirust päris palju. Et miks nad seda tegid? See kõlab väga huvitavalt. Räägime ühest väiksest ja topedast tarkvaraveast, mis piinab Volkswageni autosid. Ja siis räägime ühest võimsast ja ka topedast või mitte supermaasturist. Selge, aga hakkame siis otsast rääkima. Nii, meie selle nädala rubriik teemal, mis meile silma jäi. Ja seekord jäi mul silma välismaalt ja jäi täna hommikul. Kui tuli järjekordne ausalt öeldes, minul on ammu juba järjekord kadunud, et mitmes trahv või otsus see Volkswageni osas on, mis puudutab nende hirmpikka Dieselgate'i skandaali. Aga seekord mul nagu tundub, et hakatakse vaikselt vinti üle keerama. Ühesõnaga, point siis selles, kes teavad, et Volkswagen mitu aastat tagasi võltsis oma autode heitme tulemusi. Nagu mitmed teised. Nagu ka mitmed teised. Just, Volkswagen on kenasti jäänud seal selle asja fookusesse, ma saan aru, nagu siiani ja teised on kuidagi suutnud vist osava PR-iga ennast natukene sealt kõrvale libistada. Just, vaata, see on iga sellise skandaaliga, et esimene saab kõvasti pihta, iga järgmine, kes välja ilmub, et tema ka, see on selline, küllap nad kõik on seal ühes pundis, aga Volkswagen alustas. Volkswageni skandaal on see nimi ka, nii et. Just. Aga ühesõnaga, Volkswagen ju tegelikult tunnistas kõike, seal ei olnudki küsimust enam sellest, kas nad on süüdi. Kõvad trahvid on peale pandud, lisaks siis on ju erinevates riikides erinevad kohtusüsteemid, et nõutakse veel välja ka kahjutasu autoomanikele. Ja näiteks Saksamaal on ühe tarbijaorganisatsiooniga juba saavutatud ka kokkulepe, mille järgi auto 260 000. Autoostjad saavad sellise 1350 kuni 6000 eurot kompensatsiooni olenevalt nende autost, et neid niimoodi peteti. Aga kas ka Eestis? Miks Eestis sellist asja ei ole? Seda tuleb eraldi, et miks Eestis toimis kuidas on hulk kambahagi või class act. Aga tegelikult on, täna hommikul tuli uudis, et veel 60 000 kohtuasja on Saksamaa kohtutes nagu nii-öelda käimas. Ja ühes tuli nüüd nagu otsus, mis tähendab, et see võib mõjutada ka kõik järgmisi. Ja see oli nüüd selline asi, et ühele 2014. aastal Volkswagen Charani ostnud autole, tähendab autoomanikule, inimesele, kes ostis selle auto 31 000 euro eest, määrati, et Volkswagen peab selle auto talt tagasi ostma vastavalt läbisõidule kõigele 25 000 euro eest. Mis tähendab seda, et see on et kui see paneb nüüd aluse järgmiste kohtulahendite pretsedendile, siis see on juba nagu minu arust täielikult üle võlli. Me täna hommikul seda arutasime ühes vestluskanalis, et täiesti olen ma nõus sellega, et ettevõte peab saama karistatud. Ja Volkswagen on saanud korralikult karistatud ja ma usun, et sellist mingit tarkvara nihverdust see ettevõtte lähiajal ei tee, sest et järgmine litakas oleks ilmselt küll neile juba selline kirstunael, et seda ikka annab kinni maksta. Aga nüüd on see, et selle skandaali käigus tegelikult inimesed majanduslikult ja kuidagi füüsiliselt, kui me ei räägi just rahva tervisest, eks ju, kahjustada ei saanud. See ei olnud niimoodi, et sulle lubati kütuse kuluks, ma ei tea, 10 liitrit 100 ja tegelikult see auto võttis 20 ja sa ei saanud sellest arugi või midagi. Et nüüd nagu,
minu arust võiks kõik need trahvirahad, see on minu ideaalmaailm, kus on need kepslevad roosad ponid ja kõik on sõbrad, minu arust võiks kõik need miljardid trahvirahad, nende eest asutada lihtsalt ühe instituudi, kus siis, ma ei tea, uuritakse näiteks ja leiutatakse seda, kuidas atmosfäärist CO2 välja võtta. Et et miks peab nüüd neid kohtuasju tegema, et inimene peaks saama mingit autoostja saama mingit kompensatsiooni. Inimene ei saanud seal kahju, aga samas inimesele ikkagi valetati nende andmete kohta. Ei, aga sellest ongi see esimene kohtuasi, mis seal oli jah, igaüks saabki kompensatsiooni seal 1500 kuni 6000 eurot, nagu selline mind peteti, firma sai trahvi, mina sain natukene kompensatsiooni. Aga kui nüüd see järgmine kohtuasi siin muutub pretsedendiks, kus tõesti Volkar peab hakkama ostma mingite 10 000 eest per inimene neid autosid tagasi, siis see on nagu selline minu arust see ei täida enam eesmärki. See ei täida eesmärki, et me saaksime kuidagi oma CO2 või asja alla, sellepärast et siis inimestelt ostetakse need autod tagasi, siis nad ostavad uued autod või ma ei saa aru täpselt, kuidas see nüüd tarkvara abil ühesõnaga, räntisin ära. Minu arust on see lihtsalt totakas natuke. Nii, aga minul jäi silma see, et Eestis on selline idufirma Supervisor, kes kaardistab liiklusrikkumisi ja tänu sellele peaks siis meie kõigi jaoks liiklus muutuma palju mõnusamaks, ujumaks ja turvalisemaks. Ja see peaks distsiplineerima meid. Ja nad leidsid, et eriolukorra ajal tegelikult kasvas kiiruse ületamine ja punase tulega ristmikele sõitmine. Et kuigi eriolukorra ajal ju need õnnetused, kokkupõrked, sellised juhtumid ju vähenesid ju drastiliselt, siis samas selline riskikäitumine ikkagi tõusis ja ma arvan, et siin on ikkagi suur osa selles, et teed olid tühjemad ja polnud lihtsalt, selle tunne on, et olid üksinda maailmas. Huvitav on veel see näiteks ka, et bussiradadele sõideti oluliselt vähem, aga siin on ka lihtsalt ilmselt selge põhjus, sellepärast et tavaline rada oli piisavalt palju vaba. Polnud vaja minna bussirajale. Et ühesõnaga, see on siis väike meeldetuletus, et mis juhtub, kui reegleid jääb vähemaks, siis inimesed painutavad neid mugavalt enda jaoks. Kusjuures naljakas, ma lugesin eile vist ühte sihukest uudisnuppu jällegi Ameerika meediast, mida ei tohiks just väga palju tarbida, sest tundub, et inimesed on päris lolliks läinud. Seal oli lugu sellest, kuidas üks tarkpea, nagu nad ikka teevad seda, sõitis 201 miili tunnis, mis on äkki üle 300 kilomeetri tunnis kuskil Ameerika teedel ja filmis seda. Aga asja uba oli see, et politsei tahab teda nüüd kätte saada ja üks oluline osa süüdistusest on see, et ta ilmselt sõitis karantiini ajal. Siis kui ta ei oleks tohtinud sõita. Mitte ainult see, et ta sõitis just, mis on nagu, see on nagu super loljaks, ma olen igatepidi olen olnud nende koroonapiirangutega nõus, need on ilmselt aidanud, aga mingid asjad on see, mida ma olen kuulnud erinevatest autosaadetest, on see, et eriti seal Inglise ja Ameerika autoajakirjanik, nad ei jõua ära oodata, et saaks jälle sõitma, olenevalt nagu kus kohas, millised piirangud on. See on see, et nagu, miks on kuskil keelatud autoga sõitmine? Nagu koroona ajal. Ja Eestis see oli tegelikult ju üks väheseid asju, mida sa said mõistlikult üksinda või enda pereringis teha. Jah, et ma saan aru, Hiina on selline riik, kus sa... Mitte just 200 miili tunnis, aga... Mitte just 200 miili tunnis, jah, aga et see fakt, kui selline tundub, et äkki inimene astuski oma garaažis autosse, lihtsalt sõitis sellepärast, et kogu sellest hullusest eemal olla, mitte 200 miili tunnis, ja siis sõitis oma koju tagasi, et nagu, ma ei tea, aga vedas, et meil nii ei olnud. Aga rääkides hullustest, kõndisin üks päev Kalamajas, mis ei olnudki hullus, aga see, et ma nägin ühte autot, mis oli S-klassi Mercedes ja ma tõmbasin selle pealt muidugi kohe ennast käima, sellepärast sellel S-klassi Mercedesel ei olnud nuppe. Tal ei olnud nuppe. Ta ei olnud nüüd kõige uuem, ta oli selline 2010-2012 auto. Tal olid parkides rattad ilusti, esirattad välja keeratud ja seal oli näha, et tal olid all lamellrehvid, aga need lamellrehvid ühesõnaga oli ainult häguselt näha, et need on olnud kunagi lamellid.
ja me ei räägi lihtsalt natukene liiga kulunud rehvist, vaid rehvi siseküljel oli väljas traadid, saad aru, see, kus sa näed seda rehvi riiet juba, väliskülg oli lihtsalt sile. Selline nagu, noh, ausalt, ma pole nii ronti rehvi ühegi auto all varem näinud. Auto ise oli Mercedes S500. Okei, mis iganes selle inimese põhjus oli, kui ta kuuleb, sai halli värvi auto, palun ära sõida edasi enne, kui sa oled uued rehvid ostnud. Aga sellega seoses, siis ma muidugi hakkasin kohe internetis karjuma, et kui tobe ja et kui ohtlik on see, et sul eriti veel esiratastel on kehvad rehvid, et kui üks neist puruneb maanteekiirusel, et siis sa kaotad kohe juhitavuse ja sõidad kellegiga laup kokkupõrkesse. Ja sain kohe sakutatud õigustatult, et tegelikult see ei olegi nii. Tähendab, see võib olla, aga kui räägitakse sellest, et kui sul näiteks 4 rehvi, mis kõik vastavad veel täiesti regulatsioonidele, aga ütleme, 2 neist on natuke rohkem kulunud, ütleme, sa oled erinevatel aegadel neid ostnud, siis parema mustriga rehvid tuleb alati panna tagumisele teljele. Kuigi loogika ütleks, et roolimine käib ju ees, noh, esiveoline auto, et kõik, et ees peaks olema paremad rehvid. Tegelikult ei pea. See on huvitav selles mõttes, et kui ma nüüd ei eksi, siis mul vist rehvivahetuses on olnud kõike niiviisi, et ahah, võt need, siin on natuke nagu mustrit rohkem, et jätame need nagu ette, et kui ma ei eksi ja selles mõttes, et no see on juhitavuse koha pealt, aga näiteks pidurikettad lähevad ka enne ees ja no pidurikettad ees lähevad ilmselt sellepärast, et ees on enamikel autodel rohkem raskust ja vedamine, just. Aga ühesõnaga, jah, et kui tagarehv läheb, siis see tuleb, see on suurem tõenäosus, et auto kaotab juhitavuse. Kui sa just ei ole selline vend, kes sõidab selline üks näpp rooli peal ja siis läheb esirehv ja sa lihtsalt ei jõua roolist, sa ei hoia kinni. Siis võib halvasti minna või oled sa just pöörde peal. Aga tagarehviga jah, et auto kaotab juhitavuse ja seda on raskem kontrollida. Tead, aga selle kulunud rehvi kohta ma teen ennustuse, et sa hakkad neid kalamajas nägema veel ja veel. Et 10 aastat tagasi selle eelmise suure masu ajal isegi ilmus lehelugusid sellest, et online meedias, kus oligi parklates käidi ringi, vaadati autosid ja nende rehve ja mida raskemad ajad, seda rohkem neid kulunud rehve tegelikult liiklusesse tuleb. Et seda see eelmine masu tegelikult juba tõestas ja võib arvata, et seekord ei ole tegelikult see asi erinev sellest. See on, ilmselt on sul kahjuks õigus, jah, et hetkel on, jah, meil küll suvi loodetavasti need inimesed, kes teavad, et neil on väga kehvad rehvid, sõidavad ka vastava kiirusega, et nad ei hakka siis, ei kasutama võib-olla tavalisi sõiduvõtteid. Aga kuna me kõik teame, et raskemaks läheb hoopis elu sügisel ja kui siis tuleb talv, siis loodame lihtsalt, et on inimestel varus vähemalt ühed head talverehvid. Nii, aga räägi, mis värk selle Volvoga nüüd on, et see kõlab nagu hullumeelsusena, et pealkiri, et Volvo piiraski kõikidel uutel autodel kõvasti tippkiirust. Mis see nüüd tähendab? Kas ma enam ei pea Volvot ostma või kas ma ei saa 200 miili tunnis Volvoga nüüd sõita ja videot kindlasti sa ei saa 200 miili tunnis sõita. Tegelikult on ju palju enamikel Saksa autotootjatel, mille autod võimaldaksid niisugust kiirust, samuti piiratud tippkiirus 250 peale, kui seda saab muidugi maha võtta ja 100 asja, aga Volvo tegi eelmine aasta avalduse, et nemad tahavad õudselt maanteesurmasid vähendada ja piiravad kõikide nende uute autode, isegi ma saan aru siis, kui sul tehasest tuleb see T6 mootoriga, ühesõnaga võimsamad mudelid, tippkiiruse 180 kilomeetri peale tunnis. Mis neil varem oli, mis nad sõidavad seal varem on tavaliselt on jah, vastavalt mudelile, sa loed neid autod andmeid 220, no tippmudelid jah, tavalised ikka siuke 220 ja et loomulikult pistis kisama korraks auto, et see on siuke õiguste piiramine ja mis need sakslased nüüd kõik peaks tegema, kes tahavad autobaanil kihutama, ma ei tea, BMW ostma. Et Eesti inimest reaalselt muidugi see 180 absoluutselt ei puuduta, sest olgem ausad, isegi kui sa pigistad natukene silma kinni
nende kiiruspiirangute osas, siis 180 on ikkagi selline number, mida esiteks väga vähesed õnneks maanteel harrastavad ja ma olen jumala kindel, et enamik neist ei ole Volvo omanikud. Nii, aga kui Volvo tahab nii vastutustundlik olla, siis mu küsimus on see, et miks 180 peal, miks mitte 120? No okei, võtame autobaan, normaalne kiirus, ütleme, et 150 ilmselt selline tavalise inimese kiirus on ju. 180 ei ole seal ka ju tavalise inimese kiirus. 150 on ka normaalne sellepärast, et ka Euroopas on ju teised riigid, kus on 140 lubatud ja selline. Ei no ega Volvo sellele otseselt pole vastanud, et nad lihtsalt võtsid mingi numbri ja ilmselgelt on nagu selle nagu see lugu iseenesest on pigem nagu PR-trikk. Nad võtsidki just sellise hästi turvalise numbri, mis tegelikult ei muuda enamike autokasutajate harjumustes mitte midagi. Puudutab mingi 2-3% just ilmselt. Sellepärast, et kui me räägime kiirusest põhjustatud surmad, siis kiirusest põhjustatud surm on ju ka see, kui sa sõidad 100 kilomeetrit tunnis puu otsa, näiteks kohas, kus on 50 lubatud. Et see on PR-trikk, aga tegelikult kogu selle asja juures on üks võib-olla kasulik asi, mis aitab ära hoida, on see, et seal lisandub selline funktsioon nagu care key, et auto omanik saab ise veelgi seda tippkiirust vähendada. Põhimõtteliselt paneb, tal on mingi parool, tal on äpp, ta paneb sinna sisse, et näiteks kui ta annab seda autot kellegile kolmandale kasutada või kui teie laps on 18, uljaspea ja on saanud load, siis panete ilusti sinna maksimum 100 kilti tunnis ja Volvo on küll nii turvaline, et enamus 100 kilti tunnis õnnetused peaks ta kenasti reis ja üle elama. Aga siis ta võib-olla kuskil parklates driftima käima, et äkki peaks ka seal siis pöörded maha võtma ja ei, las ta siis driftib, 2000 peale. Just, et vaata, Volvo rõhutab seda inimeste elu säästmist, et see ei olegi niivõrd praegult siin selline, et ärge, tegelikult on küll, et ärge kihutage, järelikult jääte ellu ja kui ta seal parklas driftib, siis eriti ei ohusta kellegi elu, pigem vara. Nii et kasulik osa sellest uudisest ongi see, et lapsevanemad, kes tahavad oma võsukesi ja nende tervist hoida, saavad nüüd hakata nende liikumist kontrollima kiiruse mõttes, mis on ju tegelikult võib-olla isegi hea. Eelmine nädal sa rääkisid sellest, et Volkswagen Golfil olid vist tarneraskused, aga nüüd ma saan aru, see asi on natuke laiemaks keeranud. Golfi tarneraskused, kõigepealt on tarkvara probleemid ju kimbutanud Volkswagenit pikalt nende ID.3 elektriautoga, aga tegelikult on meid igapäevaselt hoopis rohkem osasid mõjutab see, et Volkswageni grupis ühesõnaga minu arust on jällegi natuke euroopalik ülepingutamine, ma saan aru, miks nad tegema peavad, on see, et leiti tarkvara viga selles e-call süsteemis. See on see, et kui sul juhtub õnnetus, siis kui sa ise ei helista, siis auto saab aru, et ma ei tea, turvapadjad avanesid, ta helistab Päästeametisse või saad ise laes seda nuppu vajutada ja kutsuda omale kiirabi. Et seal on mingi tarkvara viga, mis puudutab Golfi, puudutab uut Octaviat ja siis pandi tootmine seisma ja hakati selgeks tegema, et kui suures ulatuses autod on mõjutatud. Loomulikult töötatakse välja tarkvara fix, mis peaks kuskil juunis jõudma ka nende autoni, mis juba on välja saadetud, tehases olevad autod juba saavad fixid parandatud selle versiooni, aga lihtsalt see, et sul on niigi 100 muret oma dieselgate'iga, sa oled just välja tulnud 2 uue mudeliga, siis on sul selle koroona ka veel kaelas ja siis sa pead tehas seisma panema, sest kuskil on nii väike mõttetu tarkvara viga. E-call süsteem, mis meil muutus kohustuslikuks just alles eelmine aasta uutel autodel. Aga samas see on ikkagi selline kriitiline süsteem, sellest mõttes ei, see on väga oluline süsteem. Miks see probleem on, et see ei ole see, et mingi, ma ei tea, konditsioneerimise väike viga. Just, aga tegelikult ongi, et sa võiksid ju neid autosid edasi müüa ja kohe nad kutsudagi juunis öeldagi, et näete, me anname teile selle Volkswageni kätte, te olete teadlik, et e-calliga on hetkel, aga nad vist ei või, ilmselt Euroopa Liit ei või lubada müüa, kui on probleem, aga mulle, sellest ma ütlesingi, et see on selline kerge üle reageerimine ja üle reguleerimine. Et tulge juunis tagasi, kogu aeg on ju neid tarkvara hooldusi, aga
loodame, et nad on nüüdseks selle uuesti käima saanud, sest et minul näiteks lükkus selle tõttu uue Octavia proovisõit edasi. Et see auto, millega mina pidin sõitma, ei jõudnud kohale, sest et oli peatatud. Nii et väga isiklikult ma võtan seda siin praegult. Ma vaatasin, et sind tõmbas käima siis ka see supermaastur, et ütle nüüd ära, kas see on tobe või mitte. Ja räägi, mis see üldse on. Ja ma panin selle uudis sisse, et me ei räägiks ainult igapäevasest liiklusest ja Volkswagenist ja Škodast, vaid vahepeal oleks sees ka natukene midagi, mis tegelikult, mida me keegi ei osta, aga tore on ju teada, et nüüd sa saad omal osta rohkem kui 600 hobujõudu pakkuva BMW X7 supermaasturi. X7 on BMW kõige suurem maastur, sinna mahub 7 inimest ja tagumine rida isegi täitsa mugavalt. Aga BMW ise pakub sinna mingit ühised äkki 500 hobujõudu kõige võimsamas versioonis. Tavalisel on muidugi vähem. Aga õnneks on BMW-l selline tore koostööpartner nagu Alpina, kes on nüüd teinud sellest XB7 selline mudel. Alpina on selles mõttes lahe tuuningufirma, et kui nad teevad, siis nad teevad stiilselt. Ühesõnaga, nad võtavad selle BMW X7, mis, kes teab, hiiglaslik võre, et BMW on juba ise teinud sellise võrdlemisi pompöösse auto, aga Alpina, ta käib hästi peenelt üle nagu kogu selle sõiduomaduste poole. Keerab võimsust juurde, vedrustus, kõik see. Paneb hästi Alpina sellised tuntud disainiga väljed, natukene seal sellist kerelaiendust. LED-valgustus sisse, ma näen. No veits, aga üldiselt kui Alpina ülekäidud autod välja tulevad, siis nad ei ole ükski selline, et sul oleks veits piinlik sellega sõita. Pigem on ta hästi maitsekas tuuning ja eriti maitsekas teebki see, et sa tead või siis ütleme auto asjatundjad teavad, et see auto, et ta on autona väga hea. Mitte ei ole sul lihtsalt kleepekad ja suured väljad. Aga palju see nüüd selle auto nagu kallimaks teeb, et X7, kui ma peast pakun, ta ilmselt maksab midagi 100 000 ringis. No jah, umbes nii ta maksab. Ma ei hakka seda hinnakirja pealt aga peast ei tea, aga ma lihtsalt nagu tunde järgi ütlen. Jaa, nii ongi. Siis sest et Alpina versioon sellest hakkab 155 000 eurost. Aga neil on olemas ilusti oma lehel ka konfiguraator, mina hakkasin loomulikult suure hooga konfigureerima, tegin jube ägeda rohelist värvi XB7. Ma olen ise nii rahul, ma tegelikult päriselt ka juba tahaks seda rohelist autot. Ja lisasin seal veel väga hea Telia, panoraamkatus, nagu mul alati vaja läheb. Ja siis ma sain, tõenäoliselt ma panin juurde peaaegu kõik kallimad asjad, lihtsalt huvi pärast. Ja siis on hind 183 000. Mis muudes on ju, ei olegi nii väga palju, sest et kui me võrdleme näiteks seda Lamborghini Urusega, millel on ainult 5 kohta, seal pole praktilisust ju ollagi. Küll on ta natuke sportlikum, aga hobujõude on enam-vähem sama palju, siis Urus ta küll sellise väikse raha eest ei saa. Ja see X7 kiirendab sul 100-ni 4,2 sekundiga. Millal ära tellid? Ma ei tea, siis vaatame, et kui mul puhkuse rahad üle tulevad, et 23 tollised väljad ja sõidangi puhkusele. Nii, aga sellega on uudistega kõik ja tuleme varsti tagasi oma suure teemaga. Autotund tagasi, meil saabus nüüd stuudiosse külaline, aga ma tahtsin eelmise saatuse lõpuks, meil oli vahepeal väike paus ja ma lugesin internetti ja see jutt, mis ma rääkisin sellest kihutajast, see tegelikult oli Inglismaal. Ja mure oli selles, et see koroonaaegne kihutamine, miks halb oli see, et miks rahvas on vihane, on see, et ta tekitas niigi raskel hetkel, tekitab kiirabile ja politseile tööd juurde. Lihtsalt, et saaks fakt paika. Aga nii, nüüd on Alan Vaht meil Alexela juhatuse liige ja me esitame talle küsimusi, millele me loodame saada vastuseid. Alustame hästi lihtsast. Miks on Eestis kütus nii kallis? Eestis kütus kas on kallis või on odav, et see on selline suhteline küsimus, et kõige lihtsam, mida tarbijad alati teevad, on igasugused võrdlused naaberriikidega. Just, võtame Läti-Leedu, vana hea Baltikum. Jah, et kui meie siin Eestis täidame igasuguseid kohustusi, millel on mingisugune konkreetne hind, on ta siis
biokütuse kohustus või sellest veel suurem kohustus, kasvuhoonegaaside vähendamise kohustus, mida meie lõunanaabrid ei täida, siis ongi üks komponent kütuse hinnas, nii-öelda üks kulukomponent neil kütuse hinnas vähem ja nii lihtne see ongi, et kui nüüd võrrelda samas meie kütuse hindu Soomega, siis me tõdeme, et emba-kumba, kas Soomes on kütuse hind liiga kallis või on Eestis kütuse hind liiga odav, et pigem on nii, et kui ma olen neid analüüse teinud, siis meie hind on ikkagi Euroopa Liidu keskmisel tasemel, kui ma võtan netohinnad, lihtsalt väga raske on võrrelda hindasid lõunanaabritega. Punkt 1, mis ma ütlesin, et kui nendel kasvuhoonegaaside vähendamise kohustus on täitmata ja makstakse selle asemel trahvi paar tuhat eurot ettevõtte kohta versus see, et kui me Eestis jätame selle kohustuse täitmata, siis me maksame 10 miljonit eurot trahvi ja siin see valikute koht on, et me seda 10 miljonit eurot trahvi ei tahaks maksta, pigem täidame kohustusi nii, nagu on Euroopas kõikidele liikmesriikidele pandud. Okei, ma küsin siia vahele, sest mul praegu selle juures mind on alati just see osa huvitanudki, et miks Läti ja Leedu siis ei pea seda panema või miks nemad peavad maksma paar tuhat eurot, aga Eestis peab 10 miljonit. Me oleme kõik ühes Euroopa Liidus. Jaa, liikmesriigile on pandud kohustus direktiivi kaudu ja iga liikmesriik paneb siis oma kohustuse edasi ettevõtetele kütuseturul ja kui meil oleks kohustus näiteks biokohustuse mitte täitmisest, nii-öelda see trahv oleks ka paar tuhat eurot, ma arvan, et ükski kütuseettevõte ei täidaks siis kohustust, et odav küsimus on, et mis on kohustuse täitmise hind ja kui kohustuse täitmise hind on odavam kui trahvi maksmine, siis minnakse seda odavamat teed ja Lätis, Leedus on nii, et trahvid on madalad ja kui sul kohustuse täitmiseks kulub ikkagi mitmeid miljoneid eurosid versus see, et sa maksad trahvi paar tuhat eurot kuus, noh, siis see ongi see koht, et minnakse odavamat teed pidi. Nii lihtne see ongi. Aga siis riik saab ise kas Euroopa Liit ei määra omakorda siis riigile trahve või kust see erisus tuleb? Lõppkokkuvõttes, kui riigil on kohustus täitmata, siis riik maksab see läheb, ühesõnaga lõpuks see läheb kõik samma ühte patta, kus müüakse ja ostetakse neid kvoote. Et meil on lihtsalt need kaks seadust, üks on vedelkütuse seadus, millega on pandud kütuseettevõtetele biokütuse kohustus, lisaks on Euroopas siis kütuse kvaliteedi direktiiv ja sellest tulenev kohustus tarnida turule selliseid kütuseid, sedavõrd siis rohelisemaid kütuseid, millega CO2 heide oleks 6% väiksem, see on täiesti uus asi Euroopas selle aasta 1. jaanuarist ja see kohustus on märksa suurem, kui on 10% biokütuse kohustus. Mõlemad täidavad ühte sama eesmärki, aga see kasvuhoonegaaside vähendamise kohustus, seal ei öelda, et kuidas sa seda kohustust täidad, sa pead tarnima turule selliseid kütuseid, millega siis CO2 heitmete emissioon oleks 6% väiksem, ehk et sa pead panema siis sinna nõnda palju biokütust hulka, rohelist kütust, millega siis see kohustus on täidetud ja see kohustus lihtsalt aru saada, et biokohustus on meil 10% energiasisalduse järgi, aga see KHG ehk et kasvuhoonegaaside vähendamise kohustus 6%, see on tähendab siis 13–14 energiaprotsenti biokohustust. Ehk et 10 vedelkütuse seaduses biokohustus versus siis see, et see 6% KHG annab 13–14% bioenergia järgi siis seda kohustust, et see 6% KHG kohustust on märksa tõsisem ja suurem kohustus ja kui see on ikkagi täitmata Lätis-Leedus, siis ongi hinnad madalamad Lätis-Leedus ja makstakse paar tuhat eurot kuus trahvi selle asemel, et panna miljoneid sinna alla,
et nüüd kohustust täita ja piisab sellest, et kui selline võimalus on, üks ettevõte vaatab, et odavam on trahvi maksta, no siis ta lähebki trahvi maksmise teed ja kõik, kes tahaksid ausalt teha, ei suuda sellega konkureerida, kes siis nii-öelda trahviteed läheb ja nii ongi kogu turg läinud trahviteed. Okei, aktsiisist me ei räägi, see on meil teada, see on fikseeritud, diislil nüüd langes, ühesõnaga aktsiis, biokütus ja kolmas asi, mida tuuakse tihti välja, on nüüd see logistika, et üks kütusetehas meil on, see asub Leedus ja umbes leedukad saavad võtta põhimõtteliselt kõrvalmajast voolikuga, aga meile tuleb tuua. Täpselt. On logistilised kulud, raudteed pidi kärutatakse seda kütust siia Eesti turule 600 kilomeetrit versus see, et ja siis sa veel võtad nii-öelda selle kütuse maha, terminali kulud, hoiustad, siis hakkad terminalist autosse pumpama, selle asemel, et sa siis Leedus võtad kohe tehases selle kütuse autosse ja viid turule, ei ole mingit raudteed pidi veel täiendavat transpordikulu. Et siit need vahed tulevad. Nii, Martin. Lähme siis selle teema juurde, et miks on Eestis kõigil suurematel tanklakettidel see kütus on sama hinnaga, et kui ma sõidan läbi Tallinna, tulen Peterburi maantelt sisse, lähen Pärnu maantelt välja, mul tee peale jääb ette, ma ei tea, 10 erinevat tanklat ja igal pool on samad numbrid. Vaata, kui sa tarbijana nüüd vaatad, et kusagil oleks soodsam sendi võrra, siis sa ju pöörad sinna tanklasse sisse, kus on soodsam. Ja eks tanklaketid ole õppinud tarbijate käitumisest, et kui ikkagi kõrvuti tanklad ja sa näed, et nüüd sinusugune klient läheb, eks ole, selle hinna peale ja pöörab sinu hoovi asemel sisse naabri hoovi, siis sa hakkad ju mõtlema, et aga kuidas seda klienti enda hoovi meelitada ja vaatad, aga et sinu hind on ju sendi võrra kallim, järelikult sa pead sama hinna panema ja nii lihtne see loogika ongi, et tarbijate käitumise nii-öelda põhjus on see, et kliendid väga jälgivad, milline on tanklakettide hind, tarbijad on hinnatundlikud, me oleme selliseid teste teinud isegi 0,5 senti või 0,2 senti, see on see 3. koma kohta ja me oleme neid teste teinud ja näinud mida see tähendab, ma siin kahjuks detaili ei saa minna, siis ma siin räägin nii-öelda konkurentsi nii-öelda saladusi välja, aga sisu on see, et isegi seda 3. koma kohta klient väga pingsalt jälgib ja me oleme ise imestanud, samamoodi meil on endal juhatuses olnud diskussioon, on uued inimesed, kes on nii-öelda nüüd juba aasta-2 olnud Alexela siis ühendatud ettevõtete juhatuses, ei teadnud, kui hinnatundlik klient on, meil oli tulini diskussioon, kas minna ühte või teist strateegiat pidi ja siis me vaidlesime ja ei usutud, tegime katsed ja siis ka uued inimesed veendusid, et uskumatu sent hinnavahet, võtad 50 liitrit paagi suuruse, see on ju ainult 50 senti, samas me teeme impulsiivseid ostusid, lähme kaubanduskeskusesse, oi, mul meeldib see pusa, 80 eurot sinna, 100 eurot tänna ja seal me ei loe seda senti, aga kütuse turul, nii huvitav kui see ka ei ole, isegi 0,5 senti või 0,1 senti, see on mõne nii-öelda, see ongi klient on hinnatundlik ja see on hästi oluline teema ja seetõttu kõik tanklaketid on õppinud, et kui sa näed, et ikkagi klient seda hinda nagu niimoodi jälgib, mitte kõik kliendid, aga väga paljud kliendid, siis sa tanklaketina või kütusemüüjana vaatadki, et aga mida sa siis valesti teed, et klient näed pööras, eks ole, naabrihoovi, lasen siis hinna samale tasemele, nii lihtne see põhjus ongi. Ja siis see on selline nagu Cowboy filmides, kus seisavad mitu meest käed kabuuril, et kes esimesena selle liigutuse teeb, et kellel on nagu, kas siis ma ei tea, laovaru või kellel on vaja see nädalavahetus rohkem inimesed, kes esimesena murdub. Kes esimesena nii-öelda päästikule vajutab, et me oleme siin näinud selliseid asju, et sa võid küll päästikule esimesena vajutada, aga minu kuul jõuab sinuni ennem ja mina reageerin tegelikult sinu päästiku laskmisele, ehk et minu päästik liigub hiljem, aga kuul jõuab sinuni ennem ja nii ongi, et see oligi selline arvutu võitlus eelmisel aastal või isegi 4 aastat me nägime seda, et hindasid langetati üksteise võidu. Okay. Aga mul tekkis nüüd üks huvitav küsimus, et oletame, et teil konkurent tanklakett X langetab endal bensiini hinda, üldiselt on praegu 95 on 1,149 ja siis ühel hetkel
ma ei tea, laupäeva õhtul ta paneb sinna 1,119, kas teil on kohe mingi automaatne strateegia olemas, et kohe läheb kõne, kui keegi näeb, et kuskil on, naabril on selline hind? No kui keegi tõstab hinda, siis samamoodi jälgitakse hinna tõstmist, kui jälgitakse ka hinna langetamist, et eks siin ongi see küsimus olnud, et tarbija vaatab, et ühel hetkel langetatakse, ühel hetkel tõstetakse, et asja loogika on see, et kui nüüd hindu langetatakse, me oleme siin näinud olukordi, kui hinnad on sõna otseses mõttes nädalavahetusel tambitud mudasse ennem nii-öelda koroonakriisi, eriolukorda, olid ikkagi hindade tugevad mängimised ja kui hind on hästi madalale tambitud, mis ei ole jätkusuutlik ja kui keegi nüüd hinda tõstab, siis on loogiline, et kõik panevad esimese hinnaliigutajaga kaasa, sest ei ole jätkusuutlik müüa selliselt, kus sa nädalavahetusel veel kliendi soodustust arvestades maksad igale tangitud liitrile peale, siis nii lihtne see ongi, et kui keegi hinda tõstab, siis ebamõistlikult madalale aetud hinna tõstmisele siis reageerivad absoluutselt kõik turuosalised, sest ei kannata nii madala hinnaga müüa. Okei, ma teeksid ühe hästi lühikese küsimuse vahele, et kas üldiselt, kui me arvatame sisse ka kõik, sa oled turuga lihtsalt paremini kursis, kõik need väiksed tanklad, mis on 1-2, kas Eestis on kütuse kvaliteet hetkel okei? Absoluutselt. Just, et suured, ma saan aru, nemad ei saagi sellega läbi kukkuda ja ilmselt ka, kui mingi väike tankla müüks mingit solki, siis nad saaksid sellest kohe väga valusalt teada. Absoluutselt, et käib pidev seire riigi poolt. Just. Nüüd sealt edasi on see, et järelikult, kui vanasti oli see, et inimestel olid omad tanklaeelistused, sest olid kas siis legendid või päris lood, et sealt saab ikka jõledat jama ja selle teise tankla omaga mul sõidab, ma ei tea, X kilomeetrit paremini ja ei puterda, kas need vastasid tõele või mitte. Ühesõnaga, kliendi lojaalsust kui sellist enam ei ole, sest et kõigil on kõikide tanklate kaardid just see hinnatõusu ja langetamise mõttes. Aga nüüd ma küsin siia otsa siis Alexela, kes on vist ainuke praegult, kes ei pane biolisandit. Me ei pane, aga kas teised jätkuvalt panevad, eks ju? Jaa, kohustus tuleb täita, selles mõttes ma räägin ära, et see, et kas ta, ütleme, biokütuse kohustuse täitmiseks on laias laastus kaks võimalust, kas füüsiline segamine, et segataksegi biokütust siis fossiilse bensiini ja diislikütuse hulka, või siis sa täidad selle kohustuse statistiliselt. Ütleme, et paneme elektriautode laadijaid, seda sama statistikat saame kasutada, sina täidad näiteks oma kohustuse, oletame, et sa tanklakett täidad oma kohustuse 10% asemel 20%, sa müüd oma 10% mulle, mul on näiteks kohustus täitmata, siis ma ostan selle 10% sinult ja täidan oma kohustuse. See, et ja meie siis täidame oma kohustust biometaaniga, see tähendab seda, et kui meil nüüd füüsiliselt ei ole midagi segatud, ei tähenda see seda, et selles fossiilses kütuses ei oleks biod nii-öelda statistilises mõttes. Sellest ma sain ka, ma mõtlen just praegult, et kui nüüd et kas see, et te sellise asja peale, te saate seda teha, kas see kuidagi muutis ka tarbijate käitumist, et need inimesed, kes kardavad seda biokütust, tulid et teil on nüüd mingi konkurentsieelis või tekkis selline, et mingid inimesed ei jookse enam iga tankla posti pärast, sest nemad tahavad just seda, või on sunnitud, mina näiteks olen sunnitud tankima biovaba kütust või siis 98. No vaata, siin ongi see koht, et eratarbimise kütus on põhiliselt ju bensiin. Ja siin on kõigil ju võimalus valida, kas tankid 95 või 98. Me ei ole küll sellist tormijooksu täheldanud tarbijal on võimalus valida, kas tankida ühte, teist või kolmandat ja kütuseettevõtetel on võrdne kohustus, lihtsalt meil on võib-olla paindlikkust rohkem, kuna me liitusime või võtsime kuulda riigi üleskutse 15. aastal, et ehitada CNG tanklaid ja kui sul ongi CNG tanklad, sa oled investeerinud elektrilaadijatesse, mida me oleme teinud, märtsis avasime Baltikumi esimese ultrakiire laadija, et kui sa oled need investeeringud teinud, siis sul ongi suuremad võimalused oma biokütuse kohustust täita, nii lihtne see ongi.
Okay. ja kui sul on portfellis ainult bensiin ja diislikütus, siis sul ongi vähem võimalusi. Meil on portfellis LPG, meil on CNG, meil on LNG, me saame kõike seda kasutada oma selle kasvuhoonegaaside vähendamise kohustuse täitmiseks, ehk et meie võimalused on palju suuremad. Väga hea. Viisid ise juttu gaasiliste kütustele, tahtsin selle juurde nüüd tulla. Et fakt, et gaasiga sõitmine on hetkel kõige odavam viis, see on ilmselt kõigile, kes vähegi autodest teavad, peaaegu, et nagu kui sa võtad kõik arvesse, auto soetus, hinna, kulu per kilomeeter, kõik asjad. Seda, et ta vist on ka, kui me räägime CNG-st, siis nagu loodussõbralikum. Biometaan, isegi kui me võtame isegi kui me võtame puhta fossiilse maagaasi, siis sellel juba ei ole seal peenete tahmaosakeste heitmeid, mis on diislikütuse suur probleem, seal ei ole väävliühendite heitmeid, lämmastikuühendite heitmed on 90% väiksemad, CO2 heide juba on 25% väiksem ja kui me sinna vastu nüüd võtame biometaani, millel need halvad heitmed puuduvad üldse ja ka CO2, mis õhku emiteeritakse, seotakse nii-öelda rohukõrre kasvamisel, lehmakene aasal sööb selle rohukõrre ära, rohukõrs on kasvades nii-öelda sidunud endasse süsinikku, eks ole, ja järgmisel momendil me võtame biometaani välja, surume kokku, müüme transpordikütusena, vabastame CO2, järgmisel momendil jälle CO2 läheb rohukõrre sisse, mille lehmakene ära sööb. See on nüüd kõik see positiivne pool, mida me isegi täiesti, ma peaaegu et usun, aga mul on nüüd küsimus, see on selline hästi lai, et miks autotööstus ei ole läinud CNG peale või pigem, kui me räägime nagu nendest tohututest normidest ja räägime sellest, et elektriauto hetkel on kallis ja kõik need jamad, et kuidas on jäänud see gaasiautod, et mis seal siis jumala õige küsimus. Mis seal miinus on? Täpselt, jumala õige küsimus. Siin iva või probleem seisneb selles, et autotööstusele pandi kohustus nii-öelda Euroopa määrusega vähendada CO2 heitmeid siis aastaks 2025 15%. Ja nii-öelda autotootja, tema peab vaatama, et tema tehasest läheb välja mingisugused CO2 heitmenormiga autod nii-öelda aasta keskmisena ja kui nüüd muidu oli meil kohustus siin 103, ütleme mitte kohustus, vaid norm oli 130 grammi CO2 kilomeetri kohta, siis sellest aastast on see 95 ehk et oluline erinevus, kas toota turule selliseid autosid, mis emiteerivad CO2 130 grammi iga kilomeetri kohta ja sellel aastal on see 95 grammi teatud mööndustega, järgmine aasta on nii-öelda tuleb see 95 grammi 100% täita ja nüüd siit edasi 2025 tuleb seda 95 veel vähendada 15% ja 2030 aastaks 37,5%, mis tähendab seda, et bensiini- ja diiselautod ei tohi võtta rohkem kütust kui seal maksimaalselt 2,7 või 2,9 liitrit sajale. See on ebareaalne, see on nii-öelda ei ole võimalik ja siin ei tehtud sõiduautode tootmise osas ei tehtud seda erisust, et mismoodi seda täidetakse. Kas see auto sõidab nüüd biometaaniga, mille CO2 heide on 0 kokkuleppeliselt, ta on kliimaneutraalne kütus, seda selle määrusega sõiduautode osas arvesse ei võeta. Küll aga kui me võtame nüüd raskeveokid, siis raskeveokite osas on ka CO2 heitmete vähendamise normid, aga seal on jäetud lahtiseks see, mis ei ole täna veel ära fikseeritud, et mismoodi, kas seal võetakse ka arvesse see biometaan või millega ta sõidab. Et kui sõiduautode poole pealt vaadatakse ainult seda, et vot see on see norm, see tuleb täita ja ei võeta kütusepõhisust nii-öelda arvesse, siis see on sõiduautode poolel, ma arvan, et võib-olla õige moment magati võib-olla autotootjate poolt enda nii-öelda ise magasid nad maha, et õigel ajal sellele tähelepanu juhtida ja raskeveokite osas on see diskussioon täna toimumas, et tõenäoliselt siin saame CNG-d nii-öelda biometaanina arvestada ja seda probleemi ei ole. Ja see ongi, et kui nüüd vaadata, et milline on kohustus sõiduautode tootjatel, siis ühegi kütusega seda kohustust ei täida, välja arvatud, kui autotootjad toodavad elektriautosid, mille summutist ei tule mitte midagi välja, polegi summutit,
Eraldi teema on see, et millest on elekter toodetud, aga see on, aga ka siin asjad arenevad, meil muudkui tuleb tuult ja päikest, seda elektrit rohelisemat, et aastaks 2050 peab olema kliimaneutraalsus, seda soovitakse nii-öelda aastaks 2050 saavutada, kliimaneutraalsust igal pool, elektritootmine, terase tootmine, metallitööstus, transpordisektor, igal pool. Seega ühel hetkel, ongi, meil on elektriautod, roheline elekter, tuulest, päiksest vesinik, see on see suud, kuhu me täna liigume. Kas CNG tanklaid tuleb Eestisse lähiaastal juurde? Kindlasti tuleb juurde. CNG autod, siin oli Volkswagen, ütles, et siin oli natukene valet nii-öelda tõlgendust uudisele. Ei, nad lõpetavad arendamise, aga jätkavad müümist. Aga autosid saab osta ka siin veel 10 aastat CNG autosid. Just. Ja sellega seoses ongi, täpselt, ja kui ma nüüd võtangi, et kui me tahame aastaks 2050 jõuda kliimaneutraalse ühiskonnani, siis see tähendab seda, et kui arvestada, et bensiini, diisel auto sõidab turul veel selline 15, võib-olla 20 aastat maksimaalselt, aga siis ta romula kaupa, siis et selleks, et jõuda 2050 kliimaneutraalse ühiskonnani, siis viimane bensiini, diisel auto tuleb müüa siin 2035 hiljemalt, aga ma arvan, et see juhtub tegelikult juba 2030, kui minna poodi. Täna meil on raske seda ette kujutada, et minna sõiduauto poodi ja öelda, et palun mulle üks bensiiniauto, siis neid on lademetes, aga 2030 minna autopoodi, siis uskuge mind, me kõik imestame täna, et kuidas see võimalik on, et 2030 poodi minnes ei ole sul saada bensiini ega diiselmootoriga autot. Tekivad eksklusiivsed butiigid, kuhu sa saad minna ostma sisepõlemismootoriga autosid. Aga ma mõtlesin, et tegelikult küsiks lõpetuseks nüüd ühe isikliku küsimuse, mis väga hästi haakub selle teemaga, kuhu me praegu jõudsime. Et ma olen tähele pannud, et sa oled käinud viimasel ajal päris mitme erineva elektriautoga sõitmas. Et milline on sulle kõige parema mulje jätnud? Vaieldamatult Porsche Taycan. Ütleme neid autosid tõesti, mul on kõik, mida Eestis müüakse, on praktiliselt ära testitud. Üks mark on veel testimata, aga kui ma võtan nüüd ütleme, kõik on nad head. Hind on natukene, kui ma võtan need rahvaautod, siis hind on natukene täna kallis, mis mind ennast hoiab tagasi elektriauto ostmisel, aga kui võtta nii-öelda kallima seal hinnaklassiga autot, mis ongi bensiin, diisel, sul seal 100 000 ja kui sinna vastu võtad nüüd 10 000 eurot kallima elektriauto, siis summa summarum selle auto ülalpidamise kulud on sul väiksemad ja suur võit tuleb just sellest madalamast kütusekulust ehk et elektrikulust ja ütleme, kallima otsa autodest mulle väga sümpaatselt meeldis, väga sümpaatne auto on see Porsche Taycan madalamas hinnaklassis seal 40 000, seal on palju selliseid häid, aga mis mind suuresti üllatas, on Volkswagen E-Up, mille hind on 18 000 ja sa imestad tõsimeeli, milliseid lisasid on ta täis pandud, on nad siis natukene algelisemad kui nendel kallitel, aga see Volkswagen E-Up oli väga tõsine üllatus minu jaoks. Päris rollerauto ei olnud? Ei olnud, täitsa okei auto, et sa saad sellega ju asjad ära aetud linnaautona väga okei, aga millise auto ma ise ostan, seda ise küsin, aga vastust veel ei anna. Aga ei, mul on mõned mõtted, mul laual on, millel ma silma tugevalt peal hoian, et siin on tulemas ju see aasta väga ägedaid autosid, ID3, ID4, siis on Škoda Enyaq, siis on Ford see Mustang E-Mach. Need kõik on ägedaid lisasid täis pandud, ma ootan põnevusega see
elektriauto hind tuleb alla ja positiivne on see, et kui võtta tänast kriisi, Euroopa Komisjon on täna välja töötamas green sellist recovery package'it, et millega majandust turgutada, ellu äratada. Autotööstus on kõvasti pihta saanud, automüügid on langenud ja väga kõva panus saab olema just elektriautodele nii elektrilaadijate paigaldamiseks toetused kui ka elektriautode ostuks toetused, räägitakse ka käibemaksuvabastusest üle Euroopa Liidu, et saame näha, kui need detailid on avaldatud, et väga põnevaks läheb elu. Jah, see on eristab tõesti elektriautos pealt see, et tavaautode puhul sa tead täpselt, et millal tuli välja see 5 seeria BMW, 5 aasta pärast tuleb järgmine, sa saad oma elu sättida elektriautoga, ma ka hetkel ei oskaks öelda, sest et kogu aeg on midagi tulemas. Aga ma ootan selle ühe ka veel ära. Ja siis asjad lähevad kogu aeg niiviisi 10% paremaks või niiviisi rohkem paremaks, mitte paar protsenti. Kusjuures ma täna hommikul lugesin uudist, et on see, mida siin Tesla nüüd üritab, või ütleme, on välja öelnud, et nüüd juunikuus tuleb väga suur nii-öelda uudis aku arenduse osas ja seal nii-öelda see eriliselt suur pauk on see, mida ma täna lugesin, et aku võimaldab 18 korda kiiremat laadimist, elektriaku, 18 korda kiiremat laadimist. Ta on kergem, 8 korda kergem kui nii-öelda metall, et ta muutub kergemaks, energiatihedamaks, laadimine muutub kiiremaks, hinnast ei olnud veel juttu. No minu arust on muidugi, Elon Musk on võib-olla oma arvutused teinud, aga kui see tõesti nii läheb, siis minu arust oleks selle ettevõttel võib-olla ikkagi targem hakata müüma oma tehnoloogiat ja mitte nagu võimlema selle auto tootmise peal, kus tal on kogu aeg 100, tuli uue autotootjana on ju raske, nad ei ole küll nii uus, aga kui neil tõesti tuleb nii äge aku välja, siis ma arvan, et müügu parem seda akut ja ehitagu rakette edasi, see on nagu... Jaa, aga kui nüüd kujutad ette, et kui see elektriauto laadimine tõesti muutub 18 korda kiiremaks, siis on ikka niimoodi, et tarbijatel nõudlus tõuseb kiirelt, aga autotootjad juba täna ei jõua elektriautosid nii palju toota, kui on nõudlust, et saab olema imelised tulevased aastad lähiajal. Ja võib-olla oligi nüüd need kuud, mis meil siin tekkisid sellist imelikku, et kõik saavad natuke maha istuda, hinge tõmmata, järgi mõelda, strateegiaid ümber mängida ja ärme siis praegu rohkem räägiks, sest muidu me jäämegi rääkima, aga suur tänu, Alan, et tulla said, valgustasid meid ja kui meil tekib veel küsimusi, siis me kutsume sind jälle. Aga siis pikemaks ajaks, et ma arvan, mingi paar tundi saate lõika. No selge, aga olgu, aitäh. Kuulmiseni. Autotundi toetab Alexela. Alexela kõik mootorikütused on kvaliteetsed ja biolisandivabad.